Alexela avas teisipäeval Võru linnas oma uuendatud kütusetankla, kus esimesena Baltimaades müüakse lisaks harjumuspärasele bensiinile ja diislikütusele ka LPG ja CNG gaasikütust ning kus on võimalik ka elektriautot laadida. Avasime täna Võrus Baltikumi moodsama tankla, kus saab tankida nii autobensiini, diislikütust kui 2 marki autogaasi. Ehk et sellist ei olnud varem meie ketis ja sellist terviklahendust ei ole terves Baltikumis seni. Võru linnaservas asuva tankla ligi 0,8 miljonit eurot maksnud värskendamine on osa Alexela tanklate uuendamisprogrammist, mille käigus saavad tanklad sinise tunnusvärvi, et eristuda konkureerivast Olerexi tanklaketist, kellega seni oldi ühtviisi kollast karva. Me alustasime 2013 kevadel, kui meil naftagaasi ja LPG tankla esimene rajatud, milliseid meil täna on üle 25 Eestis. Aga CNG tanklatest on see esimene, mille me siis koostöös siin partnerite ja sõpradega valmis saime ja nagu öeldud ja lubatud, sel aastal tuleb neid veel juurde, sest et turg on ootel. Gaasi jõuline lisandumine autokütuste konkurentsi toob Alexela Oil juhatuse esimehe Ain Kuusiku sõnul sarnased tankimisvõimalused lähema 10 jooksul ka teistesse tanklakettidesse, sest maailm otsib üha enam naftale alternatiivi ning see näiks olevat leitud gaasis ja elektris. Ka CNG puhul me näeme ju täna tegelikult, et nendes olemasolevates tanklates, neid on Eestis kõigest 6, on tegelikult järjekorrad ja me näeme siit ka Võru pealt, et on tekkinud eraisikuid, taksojuhte, tuuakse neid autosid välismaalt. Siin meil samas kõrval on automüüja, esitleb oma autot just nimelt selle eesmärgiga, et inimesteni tuua nii-öelda täiesti uus automudel koos uue mootoriga ja siis koostöös tanklaga, et on võimalus loodud tankimiseks ja sõiduks. Et ma usun, et 10 aasta pärast on see tankla, me pakume ju siin ka tegelikult elektritankimist, läkski meelest ära. Et on see tankla siin kindlasti üks paljudest tavapärastest ja nii-öelda kütuste osakaal on muutunud, sest tänase diisli ja bensiini poole pealt gaasi ja elektri peale. Võite olla autoasjanduses täielik võhik, kuid sellega, kas teie auto liigub edasi bensiini või diislikütte jõul, olete kindlasti kursis. Gaasi puhul tuleb aga harjuda hoopis teiste lühenditega. Liquid petrol gas, mis on siis vedel naftasaadusest tehtud gaas ja CNG on siis compressed ehk kokkusurutud natural gaas ehk maagaas. See on nagu bensiin ja diisel võib öelda. Mõlemad need on erinevad autod, täiesti erinevad mootorid ja neid nii-öelda segi ajada ei saa autodesse. Et nüanssi on palju, tõepoolest investeeringutes kui nii-öelda selles toormes, aga on olemaski täiesti erinevad autod, täpselt nii nagu on bensiin ja diisli autodega.